Võtame siis järgmise päevakorrapunkti, milleks on Harku vallale olulise küsimuse arutelu Harku valla hariduse arengusuunad. Ja selle punkti päevakorda panemise mõte on olnud meil selline, et tuua volikogule teemad päevakorda enne, kui nad vormuvad reaalseteks eelnõudeks. Ehk siis, et me ei elaks seda elu, kus vallavalitsus toob meile konkreetseid eelnõusi, mida me peame siis kas vastu võtma või mitte vastu võtma, vaid et kogu volikogu saaks oma mõtted ja oma sisendid anda sellistes olulistes küsimustes, mis meie valla eest seisavad. Ja abivallavanem Robert Lippin on nüüd juba päris pikalt ametis olnud, varsti aasta, kus 4 kuud, et valmistanud neid mõtteid ette ja leidsime, et enne kui minna edasi juba reaalsete sammudega, siis tuua need mõtted volikogu ette, kus siis kõik kolleegid saavad ka omalt poolt sisendi anda, et saame omavahel sel teemal mõtteid vahetada, kus siis vallavalitsusel on juba oluliselt kindlam suund nende teemadega edasi minna. Ja täna on see mõeldud sellisena, et Robert annab ülevaate siis just sellest poolest, mis puudutab haridust, ja Kalev kui huvihariduse valdkonnas aastakümneid tegutsenud, siis annab omalt poolt neid mõtteid, mis on tulnud siis huvihariduse poole pealt. Ja kui need 2 ettekannet kuulatud, et siis me saame omalt poolt siis mõtteid avaldada. Siuke jutt. Nii et annaks praegu Robertile siit sõna. Aitäh! Aitäh, austatud volikogu! Käsitlen siis järgnevalt väga kokkuvõtlikult Harku valla haridusvaldkonna arengusuundi. Selle teema päevakorda panemine on lisaks siin eelpool nimetatule tegelikult põhjustatud ka sellest, et me oleme mingi nurga alt teatavaid küsimusi käsitlenud nii revisjonikomisjonis kui ka hariduskomisjonis. Ja samas informatsioon muutub, liigub, et siis on mõistlik, et me võtame sellise võib-olla kokkuvõtliku vaate siin volikogus, mitte ainult komisjonides. Ja kui mõelda selle peale, et Harku valla eelarvest moodustab haridusvaldkond 77,6%, siis see on kindlasti koht, millele peab väga tõsiselt otsa vaatama, et kuhu poole me liigume. Meil tõsi on haridusvaldkonna arengukava aastani 2024, aga kui keegi oleks 3 aastat tagasi öelnud, et meil tuleb COVID, maakera pannakse seisma või tänane olukord, et Euroopas algab sõda, siis keegi ei oleks seda uskunud, vähemalt mitte oma südames, kõik oleks lootnud, et seda ei juhtu, aga see on see reaalsus, mis tegelikult tähendab seda, et see olukord on muutlik ja me peame hästi dünaamiliselt ka neid lahendusi otsima. Hariduse teemat saab kindlasti käsitleda erinevate nurkade alt ja kindlasti on ka erinevad valukohad, aga aja kokkuhoiu huvides ma olen vaadanud seda hariduskuubiku külgi just nimelt füüsilise keskkonna poolt, juhtimine ja personal ja erivajadused. Ja miks just need 3, siis tegelikult meid mõjutavad ju sellised suuremad trendid. Esimene, mis on, võib öelda, et mingit pidi Harku valla spetsiifiline, see, et me oleme kasvava rahvastikuga vald, mitte kahaneva rahvastikuga vald, et väga paljud Eesti vallad maadlevad selle kahanemise teemaga, aga täna siin on pigem kasvamise küsimus. Mis on üldine, mis ei ole Harku valla teema, ainult kogu Eestit vaevab, on siis haridusvaldkonna personalipuudus ja või vananemine. Aga see puudutab meid väga otseselt, et kui me oleme kasvutrendis ja me peame mõne rühma või lausa mõne lasteaia avama, siis me peame värbama ka 10 inimesi, kes on vaja tööturult leida. Ja siis 3. kõige laiemas tähenduses erivajaduste kasv. Ja mitte ainult siis nii-öelda selle nõrgema poole pealt, vaid me peame vaatama ka seda teist poolt, kellel on võib-olla tugevused mingis valdkonnas. Paluks järgmine slaid.
Edasi lähekski füüsilise keskkonna juurde. Järgmine. Et ma lihtsalt korraks kiirelt vaatan nagu ajalukku, et kui nüüd vaadata seda elanike arvu suurenemist ja vaatame Eesti hariduse infosüsteemis ehk EHIS-es olevaid numbreid, siis viimase 14 aastaga on lasteaias käivate laste arv tõusnud 683 lapse pealt 992 peale. Kasv on olnud siis 309 last ehk pluss 45%. Järgmisel slaidil avaneb põhimõtteliselt samasugune pilt ja see on siis üldhariduskoolis käivate õpilaste osa. Viimase 12 aastaga on õppurite arv kasvanud 1082 pealt 2074-ni. Kasv siis 992 last ehk pluss 91%. Kui järgmisel slaidil vaadata seda elanike juurdekasvu teemat, siis vaadates viimast 10 aastat, keskmine kasv ligi 300, viimane 5 aastat 400 juures, aga kui me tuleme eelneva aasta juurde, siis pluss 930 inimest. Kas elanike arv kasv peatub või mitte? Tõenäoliselt ei peatu. Järgmisel slaidil olen jälginud, mis pilt avaneb meil alaealiste osas ja mis on toimunud 2 esimese kuuga. See on siis jaanuar-veebruar ja milline oli pilt märtsi alguseks. Oleksin hea meelega pannud kõige viimased numbrid, aga paraku on süsteem sedamoodi üles ehitatud, et me saame statistika esimese kuupäeva seisuga, ehk kõige uuemad numbrid tulevad homme ja ma arvan, et see jääb ka mingiks ajaks, millest me lähtumegi, sest siit edasi hakkab kindlasti seda pilti mõjutama Ukraina sõjapõgenike registreerimine Harku valda, mis kindlasti sunnib meid lühiajalises vaates teatud otsuseid tegema, aga võib-olla pikaajalises vaates ta nii palju mõjutatud ei ole. Kui vaadata piirkonniti, siis esimeses piirkonnas ehk Harku, Kumna, Tutermaa kasv kokku 6 last. Teises piirkonnas Harku-Järve, Tiskre kasv kokku juba 30 last. Kolmas piirkond Muraste, Suurupi, Rannamõisa, Tabasalu kokku kasv 45 last ja Türisalu, Vääna, Vääna-Jõesuu kasv 6 last. Kokku on siis lisandunud 87 alaealist ning kui vaadata just lasteaiaealiste numbreid, siis kasv on 67 last. Põhimõtteliselt me võime teha sellise arvestuse, 1 päev, 1 laps on Harku valda lisandunud käesoleval aastal. Iseenesest on see väga hea, lapsi tuleb juurde, aga maksu nad ei maksa just kohe, millest teha investeeringuid. Et siis homme me saame nii-öelda, mis on see märtsi seis. Järgmisel slaidil olen püüdnud, kui ma vaatan tulevikku ja järgnevad aastad 2022 kuni 2031, siis ma olen võtnud arvesse mõningad muutujad või mõningad tingimused, et esiteks on see, et meil on realiseerimata elamuühikuid, aga et nendest elamuühikutest realiseeritakse järgneva 8-9 aasta jooksul siis 40%. Kuidas mõjutab sõda kogu seda pilti, me ei tea. Ehk selles mõttes see prognoosimine on hästi tänamatu töö, aga mingi lähtekoht. Ja mis meil sealt avaneb. Ja kui me võtame eesmärgiks selle, et me seda sisemist ressurssi kasutame, eralasteasutustega koostööd teeme, Vääna-Jõesuusse 2 täiendavat rühma pluss veel täiendav lasteaed ja Tiskre lasteaed ja Tiskre kool, siis kui nüüd minna tasemeti järgmise slaidi juures, et milline see pilt meile siis avaneb? See on nüüd tagurpidi, teistpidi. Kui me vaatame lasteaiakohad ja milline on täna meie sissekirjutus ja võttes arvesse eelpool nimetatud muutujad või tingimused, siis avaneb järgmine pilt.
siin slaidi peal me räägime siis sinine on Harku valla poolt pakutavad kohad ning oranž on see, mis on siis laste või õppurite arv. Selle pildi järgi me võiksime järgmine või ülejärgmine aasta jõuda mingi tasakaalupunktini, aga 2026-2027 õppeaasta on kukkumine pakutavate kohtade osas, kuna siis peaksid minema tagasi moodulid. Ja siit tulebki selline võib-olla esimene mõttekoht, et kas ikka anda ära või pigem leida lahendus nende edasiseks kasutamiseks, sest lasteaia sõim kontekstis on nad ju tegelikult ennast täna õigustanud lahendus. Kas me jõuame aastaks 30-31 õppeaastaks 1800 lapseni? See on prognoos, aga nii need numbrid täna jooksevad. Kui me vaatame, kõigepealt selle slaidi juures on tegelikult oluline meeles pidada ühte aspekti. See on nüüd tervikvaade kogu valla peale kokku. Aga meil on väga suured käärid. Kui ma lähen numbritesse sisse ja vaatan piirkondi, siis näiteks Harku-Kumna kontekstis peaks meil olema 30 kohta üle. Harku-Järve ja Tiskre piirkonnas peaks meil üle olema 170 kohta, täitmata kohad. Aga Muraste, Tabasalu, Rannamõisa puudu 120 kohta, Türisalu, Vääna ja Vääna-Jõesuus puudu 230 kohta. See on siis kui jälle kõik summeerida valla peale kokku, siis avaneb selline pilt. Ja siit tuleb ka see, miks me tänasel päeval peaksime eelkõige suunama lasteaiakohtade puuduse likvideerimiseks selle teraviku pigem Vääna-Jõesuu peale, kuna seal on kõige suurem vajadus, kui vaadata numbrite taha sisse. Järgmisel slaidil olen vaadanud esimest ja teist kooliaastet. Esimest ja teist kooliaastet, siin ma olen võtnud arvesse ka seda, et kõik lapsed ei käi Harku valla koolis ja suure tõenäosusega reaalselt ei hakka käima, sest me peame arvestama sellega, et me oleme Tallinna lähedal ja Tallinn on tõmbekeskus ja ei saa salata seda fakti, et kui sa oled Tallinna Reaalkooli lõpetanud, siis ükskõik, kas sa elad Viimsis või Sauel või Tabasalus, siis sa võib-olla pigem paned oma lapse ikkagi Tallinna Reaalkooli. Et see lihtsalt mõjutab seda pilti. Nüüd me oleme arengukavas seadnud eesmärgid jõuda esimene ja teine kooliaasta 84%-ni, kolmas kooliaasta 80%-ni, kui me vaatame tänast seisu, siis esimene kooliaasta õppe Harku valla koolides 86%, teine aasta 76% ja kolmas aasta ainult 50%. Aga kui me ehitame Tiskre, siis põhimõtteliselt me peaksime olema mingis tasakaalus, et me ei vaja juurde, aga siin on tõesti see, et millises tempos mingis piirkonnas arendusi tehakse, kortermaju arendatakse, näiteks võib-olla Harkus, siis see võib ikkagi seda pilti muuta. Mängisin läbi ka selle, et me nihutame Tiskre kooli ehitamist näiteks kas ühe aasta võrra edasi, kas annab meile mingisugust, arvestades üldist ehitusolukorda, mingit hingamise ruumi, siis paraku tekib päris suur auk, kui me 2024. aastaks kooli valmis ei ehita. Järgmise slaidi peal vaatan kolmandat kooliaastat ja gümnaasiumit ja kolmanda astme puhul siis eesmärgiks, et 70% õpib Harku valla koolides ja siis joonistub see muster välja sellisena. Huvitav on kindlasti see gümnaasiumi osa, kus paistab ilmselge defitsiit ja ka seda peab kindlasti veel uurima, kas ja kuivõrd see pilt täpselt selline tuleb ja samas me peame kuklas hoidma täna ka seda teadmist, et ka riik on täna sisuliselt lõpetanud gümnaasiumite ehitamise või laiendamise, sest see ehitusturu astronoomilised hinnad lihtsalt ei soosi ehitamist. Nii et kui me selle teemani jõuame, et me vajame suuremat gümnaasiumit, siis kindlasti ei ole see lähima 2-3 aasta teema, sest kõigepealt peab riik tegema ära need lubadused
mis täna on juba antud ja mis võib-olla ei realiseeru kohe. Järgmisel slaididel, milleks on siis juhtimine ja personal, lähme siit, vaataks palka, õpetajate puudust, õpetajaskonna vananemist, tugispetsialistide puudust ja kvalifikatsioonile mittevastavust. Palgateema on iseenesest nii ja naa, et kui me miinimumpalga võrdlust teeme, siis see ei anna kogupilti, seepärast on alati oluline vaadata ikkagi ka aasta sissetulekut. Kindlasti on sealjuures oluline pöörata tähelepanu, millest see koosneb, aga aasta sissetuleku kontekstis see pilt nüüd nii hull ei ole. Aga selleks, et konkurentsis püsida, tuleb ikkagi pingutada. Õpetajate puudus, õpetajaskonna vananemine, laialt räägitud teema, samuti tugispetsialistid. Järgmise slaidi peal ma olen korra pannud väljavõtte ühest Riigikontrolli aruandest, mis räägib esmatähtsate avalike teenuste tulevikust, see on aastast 2020, ja miks ma ta välja toon, on see, et Riigikontroll väga selgelt ütleb, nad vaatasid seal perearstid, üldhariduskooli õpetajad, politseinikud, päästjad, et peame selgelt aru andma, et meil on liiga vähe inimesi, et me peame lihtsalt teistmoodi asju korraldama. Et kindlasti üks teema, et me paremini turundame oma valda, võimalusi, et inimesed tuleksid tööle, oleks atraktiivne tööandja, see on teema, millega me peame tegelema, aga see ei ole see kuldvõtmeke, sest me peame lihtsalt selgelt aduma, et inimesi ei ole. Aga Ukraina sõda täna on näiteks Eesti riigis on olnud ju probleemiks venekeelsete logopeedide puudus, aga täna me võib-olla nii mõneski kohas oleme saanud jälle abi. Nii et igas halvas asjas võib ka midagi head olla. Aga järgmisel slaidil vaataks nüüd 39-aastaste ja nooremate õpetajate osakaalu. Need graafikud on võetud Haridusministeeriumi andmetest, Haridusilm, Eesti hariduse infosüsteem, kollane on Harku vald ning must on Eesti keskmine. Oluline on selle juures jälgida seda trendi ja Harku vallas me näeme, et see trend on allapoole. Ja see langustrend -7% tegelikult on hoiatav. See tabel ei ole siin kellegi häbipost, aga see lihtsalt näitab seda, et kui me võtame valla keskmise, siis see valla keskmine tuleb ju kokku konkreetsetest asutustest, konkreetsete asutuste töötajatest ja me saame lihtsalt minna võib-olla süvitsi, kui me selle teemaga tegeleme, et kuhu seda rõhuasetust rohkem panna. Järgmine slaid, mis vaatab kvalifikatsioonide vastavust, siis kollane jälle Harku ning must on Eesti keskmine. Meie jaoks on siis tegelikult hoiatav märk langustrend, kus me oleme 90% pealt jõudnud 71% peale. 6 aastaga kaotada 1/5 kvalifikatsioonile vastavatest õpetajatest ei ole mitte halb, vaid väga halb tegelikult. Kooliti on kindlasti pilt erinev, näiteks Vähene mõisakooli vastavus 100%, aga samas kui me mõtleme eelmise slaidi peale, kus seal väheneb nii-öelda nooremate õpetajate osakaal, et selles mõttes neid asju tuleb koos vaadata. Hea meel on näha, et Murastes on uue juhi käe all stabiliseerunud see number kvalifikatsiooni poole pealt. Kvalifikatsiooni teema on muidugi veidikene selline trikiga asi, et kvalifikatsioon on olemas õpetajal, aga tegelikult õpetajaks ei sobi. Me teame kõik kindlasti selliseid olukordi. Teine situatsioon on see, et õpetaja ei täida nõudeid, aga samas ta meeldib lastele, meeldib lapsevanematele. Siin ma tooksin võrdluse meditsiinisektoriga, kus me ju väga selgelt välistame olukorra, et keegi tuleks meile tegema ajuoperatsiooni, kes on väga meeldiva jutuga ja olekuga inimene, aga tema õpingud jäid 6. õppeaastal pooleli. Ja ta annab lubaduse, et ta järgneva 10 aasta jooksul kindlasti oma õpingud lõpetab.
Meditsiinis on meil selles osas nulltolerants, aga haridusvaldkonnas me aktsepteerime. Kindlasti on selle kvalifikatsiooni teemaga keeruline, kuidas neid hinnata, aga selles osas on riik on natukene neid nõudeid üle vaadanud, et asjad oleksid selgemad. Kindlasti me vajame siin süvitsi sissevaatamist, et milline on see reaalne pilt ja reaalsed lahendused. Minnes edasi erivajaduste teema juurde, siis ma olen selle teema nüüd võtnud kokku niimoodi, et ma ei hakka siin numbreid välja tooma. Eks me kõik oleme kokku puutunud erivajadustega laste arvu kasvuga ja samas on olnud siis ka teemaks spetsialistide vähesus ja sellega aeg-ajalt seondub ka süsteemsuse selline võib-olla mitte järjepidevus. Harku vallas on tugikeskus loodud, selle mehitamine on meil olnud natukene üle kivide känduda, oleks võinud olla kiirem, aga selline see olukord täna on. Ja täna me oleme ka kindlasti selles olukorras, et kui mõnes asutuses jääb spetsialist ära, siis meil puudub selline ideaalne võimekus ressurssi ümber suunata kas või kõige hädalisemate juhtumite lahendamiseks. Ja kui räägime erivajadustest, siis me oleme väga tihti ära unustanud selle vorsti teise otsa. Ka andekus on erivajadus. Kui lapsel on huvi mingi teema vastu ja soov süvitsi minna, siis ka see erivajadus peab saama tegelikult toetatud. Ja ka riigi tasandil on ju see teema võetud tugevalt lauale, et edasi minna. Aga nüüd edasi liikudes ja otsi kokku tõmmates, et kuidas edasi? 3 vaates infrastruktuuri poole pealt kindlasti me peaksime vaatama seda sisemise ressursi ja eralasteasutuste ressursi kasutamist. Nagu eelnevalt öeldud, me tuleme aprillis volikogusse eelnõudega, kus me tahame selliseid sisemisi takistusi likvideerida, et meil oleks suurem paindlikkus suunata, kui lapsevanem loomulikult nõus on, arvestades kõiki õiguskantsleri tähelepanekuid ka, aga et soovitakse eravõimalusi kasutada, et siis meil oleks see võimalus. Kindlasti, nagu öeldud, Väänä-Jõesuus moodulitega lisarühmade avamine, aga ka täiendava lasteaia ehitamine ja kindlasti Diskrega edasi minna ja ikkagi hiljemalt 2024. aastal teha otsused edasiste investeeringute vajaduse osas. Järgmine slaid, juhtimine ja personal. Siin tooksin lauda ressursside kõige optimaalsema ärakasutamise, 3. kooliastme juhtimise konsolideerimine, et meil on ju loogika, et 3 õppekohas õppetegevus hakkaks toimuma Tabasalu, Meriküla, Diskre, et kuidas seda kõige paremini korraldada ja jätkata kindlasti tugiteenuste konsolideerimisega, et seda vähest ressurssi kõige optimaalsemalt kasutada. Ja kindlasti võtta lähtekohaks see, et me keskselt suuname ja toetame personali värbamise ja arenduse osas. Ja olen siin pannud ka, võiks öelda, et need on mingit pidi nagu minu sisemised eesmärgid, aga täna, kui need siin välja öeldes, need on siis avalikud, et esiteks, kui me räägime miinimumpalgast, et me oleksime kindlasti võrdväärsed Harjumaa teiste omavalitsustega. Aastaks 2025 peame jõudma olukorda, et meil on ametikohad täidetud ja kui meil on konkurss, siis meile on konkurss, mitte et me võtame selle, kes meil lihtsalt tuleb, ja et aastaks 2026 vastab 90% õpetajatest kvalifikatsioonile. See eesmärk oli ka hariduse arengukavas, aga nagu te slaidi pealt nägite, siis tänane on see trend olnud pigem allapoole. Ja miks mitte see, et aastaks 2030 vastab 95% õpetajatest kvalifikatsioonile. Ja viimasel slaidil, kus me räägime õppurite toetamisest, selgelt fookusesse võtma selle, et kodulähedane kool, 1. ja 2. kooliaste, 3. kooliaste tegelikult toimub liikumine, me peame võtma eesmärgiks selle, et on sujuv üleminek,
on toetatud üleminek teisest kooliastmest kolmandas kooliastmesse, formaalhariduse, mitteformaalhariduse lõimimine ja eesmärk see, et kõigil õpilastel on siis võimalus proovida ja katsetada õppeprotsessi käigus erinevaid valdkondi, aga kui on olemas eeldused, võimalused, huvi, siis kolmandal kooliastmel saada süvitsi juba õpet 3 erinevas õppekohas, mis siis vastavalt tuleks välja arendada. Ja miks mitte võtta eesmärgiks selle, et kõik õpilased õpivad edasi keskhariduse tasemel, kõik, kes Harku vallas on pärit, et nad õpivad edasi, igal juhul, vastavalt oma võimetele, huvidele. See kindlasti tähendab toetussüsteemi sealjuures. See oleks minu poolt kõik. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu selle eest, et ettepanek oleks kuulata ära ka Kalevi mõtted huvihariduse koha pealt ja siis saame minna küsimuste ja mõttevahetuse juurde, et Kaido, kui see sobib. Et ole hea, Kalev, sõna on sul. Ja, aitäh. Ma nüüd viimase paari nädala jooksul viisin ennast nagu nii palju kui võimalik süvitsi kurssi selle meil pakutava huviharidusega, nende võimalustega ja selle kaardistamisega. Ma pean küll tunnistama, et seoses uue kooli kasutuselevõtuga on praegust väga-väga tihe aeg olnud ja kuna see teema on nii huvitav, et tahaks sellega nagu natukene põhjalikumalt ja rohkem süvitsi tegeleda, loodan, et see võimalus ja see aeg mul ka tekib. Aga praegust vestlesin päris mitmete inimestega, kes meil huviharidust üleval hoiavad, sellega tegelevad nii spordi kui hariduse koha pealt. Ja siis, kui me võtaksime selle esimese pildi, kuhu ma panin, paluks siis järgmine, et tegin sellise väikese skeemi sinna, kuidas on meil praegust see situatsioon. Meil on hariduskultuuri osakond, mida kureerib haridus- ja kultuuriala abivallavanem. Ja on viimaste aastate jooksul päris palju häid otsuseid tehtud, on välja kujunenud päris tugevalt kaetud valdkonnad, mis on meid siia tänasesse päeva toonud, aga võib-olla ei vii enam nii hästi edasi. Meil on üks selline suur vaal, on huvitegevus ja noorsootöö sihtasutus, kes on haaranud järjest tegevusi ja koolide juures pakkunud väga põhjalikku huviharidust ja huvitegevust. Nende alla neil on 3 valdkonda, on pikapäevarühmad, huvikool, mis tegeleb väga paljude valdkondadega ja on noortekeskused, mis otseselt ei paku haridust, vaid pakuvad noortele sisukat vaba aja veetmise võimalust. Siis on eraldi on muusika- ja kunstikool, ma kirjutasin sinna eelprofessionaalne õpe, sest seda ta tegelikult on. Muusika- ja kunstikool on teatud mõttes ka natuke nagu ametikool. Meilt on võimalik edasi minna järgmise taseme õppeasutusse ja seal siis juba hakata eriala omandama. Ja siis koolid, lasteaiad ja raamatukogud, mis kuuluvad hariduskultuuri osakonna alla. Koolides lasteaedades tegeletakse rahvakultuuriga ja siis, mille alla siis peamiselt peame silmas neid laulu- ja tantsupeo protsessis osalevaid kollektiive, nende liikumised, koorid, rahvatantsurühmad ja muusika- ja kunstikooli all on siis meie ainukene orkester, kes osaleb ka laulupeol. Ja eraldi on siis MTÜ-d, mis nagu otseselt ei ole hariduskultuuri osakonna rahastatavad, vaid mis saavad sealt projektitoetusi, mis on iseseisvad. Ja sellised on siis spordiklubid, külaseltsid, mitmed rahvakultuuri kollektiivid, kes on moodustanud MTÜ ja pakutakse erinevat huvitegevust. Nüüd päris suur osa, üle 1000 lapse on meil igapäevaselt hõivatud huvitegevusega ja
see struktuur töötab, aga nüüd, kui me võtame järgmise slaidi, mis ongi siis minu teine ja viimane slaid, siis on tekkinud valdkonna inimestel selline nägemus asjast, et praegust on meil hariduskultuuri osakond ja kuna nagu ka meie volikogu ja komisjonide tööst ja igapäevasest tegevusest nähtub, siis peamiselt 100% kogu jõud ja aur ja kogu tegevus on suunatud haridusele ja haridusprobleemide lahendamisele, mis tulenevad siis peamiselt sellest, et meil on järjest kasvav elanikkond ja järjest tekib uusi asutusi, mille arv ei suuda ka siis sammu pidada elanikkonna kasvuga. Ja selle tõttu on väga suurt vaeslapse ossa jäänud kultuur. Ja on tekkinud selline tunnetus, et meil võiks olla ühtse hariduse kultuuri osakonna asemel eraldi 2 osakonda. Haridusega tegelev osakond, kuhu jääks siis seesama juba eelpool kirjeldatud need tegevused alles ja eraldi võiks olla kultuuri ja spordiga tegelev osakond. Üks peamine probleem on ka see, et just seesama pidev nii-öelda klientide arvu suurenemine, laste arvu suurenemine tingib ka selle, et tegelikult nendega tegelejaid kipub väheks jääma ja paljud tublid inimesed on lihtsalt ülekoormatud. Ehk meil oleks ka sinna valdkonda natukene inimesi juurde vaja. Isegi asi ei ole praegu niivõrd palju rahas kui just inimestes, kes neid asju eest veavad. Selline probleem on näiteks ka huvitegevuse noorsootöö sihtasutuses, kus inimesed on väga hõivatud ja ülekoormatud. Ja nüüd, mis puudutab kultuuri, siis sisuliselt meil ju kultuurielu on väga lahja. Toimub vähe sündmusi ja peamiselt ongi see, et ei ole inimesi struktuuris, kelle tööülesandeks olekski nagu sündmuste korraldamine. Seda nii kultuurisündmused, rahvakultuurisündmused kui ka spordi ja liikumisega seotud ettevõtmised. Et kui meil oleks eraldi selle valdkonna osakond, eraldi inimesed, selle peal, kes siis ei pühendaks oma aega peamiselt haridusteemadele, vaid tegeleksidki kultuuri- ja spordiküsimustega, siis ma usun, et me saaksime pakkuda ka natukene mitmekesisemat ja elavamat kultuuri- ja huvihariduselu. Väga palju aitaks lahendada probleeme ka kultuurikeskus, kus saaks tegeleda nii professionaalkultuuri kui muu huvi- ja kultuuritegevusega ja mis siis oleks ka sündmuste korraldamise juures üks väga oluline objekt ja oluline partner vallale. Huviharidusega, nagu ikka, eelkõige on hõivatud põhikooliõpilased, ütleme 1.–6. klassini, 3. astmes 7.–9. nii võimalused vähenevad kui ka huvi väheneb. Ja eraldi on siis veel gümnaasiumiealised noored, kellele ongi vähem pakkumisi peamiselt ka selle tõttu, et gümnaasiumi ealised tegelevad suures osas õppimisega, õppimisel läheb palju auru ja huvitegevust ja huviharidust leitakse siis, kellel on juba varem välja kujunenud huvialad, siis nendega tegeletakse edasi süvitsi ja hoopis viletsalt on kaetud just selle